Loen sulle siit oma kirjutatud raamatust Vaba ja metsik, julgusest elada oma reeglite järgi ühe loo. Siin on 100 lühilugu ja ma luban, et hästi ilusad pildid. Ja need on lood minu mõtteviisist ja sellisest naturaalsest elustiilist. Ja ma loen sulle loo sellest, mille pealkiri on Oleme natuke nagu robotid. Käisime lapsega Batuudi keskuses. Nagides rippus 500 jopet. No see oli enne seda, on ju. Kilkeid ja lärmi oli avarruum tihedalt täis. Siin-seal seisis mõni täiskasvanu lapse lähedal, aga üldiselt ei suutnud keegi enam arvestust pidada, kus kellegi laps parajasti on. Vaatasin üht meest ja tundus ta pisut nagu tuttav. Kas sa käisid Nõmmel lasteaias? Ja ütles ta pärast mõttepausi ja vaatas mulle kohkumusega otsa. Tema mind ära ei tundnud, aga minu alateadvus oli teinud head tööd. Ma sain ligi 35 aasta tagusele salvestisele väikesest poisist, kelle pilt kattus tänase kujuga. Inimaju toimimine ja alateadvus on mulle joogaga tegelema hakkamisest saadik äärmiselt suurt huvi pakkunud. Alateadvus ongi see, mis juhib meid teatud viisil käituma, arvama, ostma, unustama, süüd ja häbi tundma, rahaga ümber käima, sööma ja jooma. See ongi see, mis valib elukaaslast ja see, mida ehitame üles oma lastes. Alateadvuses on palju takistavat, aga vähemalt samavõrra toetavat. Alateadvus ja teadlik meel moodustavad suurepärase komplekti. Näiteks samal ajal, kui meie teadlikud mõtted rändavad planeerimise või analüüsimise juures, suudame autot juhtida või kartuleid koorida ja meie seedimine ja süda töötavad. Alateadvusse jääb alles absoluutselt kõik. Ja sellele salvestab meie aju juurde ka märke ohtlik või turvaline või valu või mõnu. Ning salvestab iga üksuse, inimese, looma, käitumisviisi, eseme või tööriista, koos kõikidele meeltele sel hetkel kättesaadavaga. Lõhnad, valgused, helid. Seda infot kasutab ta sarnasesse olukorda sattudes või samas komplektis kohates. Ikka jälle ja ka reaktsioon ning sellele vastav käitumine korduvad. Näiteks mingile käitumisele või olukorrale reageerime alati samamoodi, kui me teadlikkust ei kasuta. Mingit ebamugavat tunnet kogedes tahame automaatselt mingit kindlat toitu, tavaliselt magusat, ja selle ümberprogrammeerimine on vaevaline. Öeldakse isegi, et alati võidab alateadvus. Aga ma olen optimist ja usun ja loodan ja tean, et midagi saab ikka muuta ka. Hiljuti sain võimaluse pärast 15 aastast pausi uuesti saksa keelt rääkida. Oli huvitav märgata, kuidas avanesid uuesti luugid nende salateedeni, mis oskavad keelt, mida ma polnud ammu kasutanud. Me oleme natuke nagu robotid. Meis on sisestatud programmid, mis meid suunavad ja need käivituvad ilma, et me seda märkaksime. Oleme need reaktsioonid sageli omandanud lapse eas ja nende muutmine teadliku meelega on seepärast sama raske nagu uusaasta lubaduste täitmine. Aga õnneks on ka teisi meetodeid kui tahtejõu rakendamine. Näiteks tänapäeval on paljud teraapiaviisid, info ja igasugused tehnikad laialt kättesaadavad. Mõelda, kui meie alateadvuslik meel oleks täisprogrammeeritud eluterveid käitumisviise, võiksime elada absoluutselt täisväärtuslikku ja rahuldust pakkuvat elu ning anda need oskused edasi ka oma lastele. Hakkasin oma lapsele tavalise komme ja tordijampse alles siis, kui ta oli 2-aastane. Mõned saavad juba varem. Siis hakkasid meie koju imbuma ka advendikalendrid. Vaatasin neid nunnude piltidega pakikesi, üks peaaegu mu lapse suurune, 24 mai just sees. Igaks päevaks kuni jõuludeni. Öeldakse, et harjumused kujunevad 21 või 28 või 40 päevaga. 24 päeva on paras aeg tekitamaks harjumus,
suhkrusõltuvus igapäevasest šokolaadisuutäiest ju. Õnneks avastasin, et on olemas ka legosid või dinosaurusi täis advendikalendreid. Kui neid tõepoolest üldse vaja on ju kordamine harjumuse ema. Mina olen Merit Raju ja ma kirjutangi raamatuid. Praegu on mul 8. raamat toimetaja käes, aga see on mu 6. raamat. Vaba ja metsik, julgusest elada oma reeglite järgi. Ja siin on minu sellised 20 aasta igasugused kogemused ja mõtted, tähelepanekud 100 väikses loos, mida ma olen kogenud ja märganud ja kõrva taha pannud ja millest on kujunenud minu elustiil ja mõtteviis, mis on siis vaba selles mõttes, et ma olen iseenda tööandja juba 14 aastat ja vaatan hästi palju, kuidas ise oma elu korraldada ja elada ja valida südame järgi. Ja metsik siis selles mõttes, et looduslik. Siin on minu lemmikkoht, see on minu kodumaja tagune mets Pirital. See on minu selline seljatagune ja turvakoht ja eneselaadimise koht. Praegu ma lõpetasin tööpäeva ja tulen siia lihtsalt tund-poolteist jalutama ja tihtipeale ka selliseid loomingulisi mõtteid mõlgutama. Ma olen kindel, et saan sind ka inspireerida. Kohtumisteni!